Tere, mina olen ajakirjanik Neeme Raud ja näitan teile, kuidas töötab meedia nõiaköök. Täna grillime valeuudiseid. Paistab isu äratav. Need on uudised, mis näevad välja nagu tõesed, aga tegelikult ei ole seda. Aga kas tead, et valeuudiseks nimetatakse üpris erinevaid asju? Kõigepealt juhuslik valeuudis, nimetatud ka ajakirjanduslikuks eksimuseks. See on uudis, mille juures ajakirjanik on teinud vea ja levitab kogemata valeinformatsiooni. Näiteks avaldas Postimees 2016. aasta oktoobris uudise, nagu planeeriks Egiptus müüa Venemaale $1 eest 2 sõjalaeva. Uudis oli ekslik ja Postimees kõrvaldas valeuudise ning avaldas selgituse. Siis aga uudis, mis ongi tehtud meelelahutuslikul eesmärgil. Selline libauudis meenutab uudist, aga ei ole tegelikult uudis. Näiteks huumoriportaal lugejakiri.ee küpsetab selliseid naljauudiseid, mis näevad välja nagu tõesed. Tavaliselt eeldatakse, et lugeja saab naljast aru. Alati ei pruugi see nii aga olla ja siis neelatakse naljauudis alla tõelise uudise pähe. Kõige mürgisemad on valeuudised, mis on loodud tahtlikult, majanduslikul või poliitilisel eesmärgil. Neid võib nimetada ka inforünnakuteks. Näiteks levis Facebookis valeuudis Lasnamäel toimunud kaklusest Euroopa Liidu vastu piketeerijate ja möödakäija vahel. Õnneks lükati see vale meedias kiiresti ümber. Valeuudist aitab läbi näha, kui vaatad, kes seda levitab ja kontrollid, kas teised kanalid sellest samuti kirjutavad. Kui avastad valeuudise, anna sellest teada ajakirjandusele, sotsiaalmeedias või faktikontrollijatele.